Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Tere hea kuulaja! Oleme teie ees Meediapalati 42. osaga. Mina olen Erte-Maria Volt ja stuudios on minuga kaassaatejuht Anna-Liisa Karu. Tere! Ning täna on meil külas Delfi TV reporter ja toimetaja Kertu Mooste. Tere! Kõigepealt aga alustame nagu ikka nädala tähelepanekutest. Meediapalat. Esimeseks nädala tähelepanekuks on meil siis eelmisel nädalal toimunu, ma arvan, võib lausa nimetada meediatormiks. Nimelt siis 9. novembri lisadepäeval oli hommik Anuga saates olid siis külas 2 isa ja nende lapsed. Ja see siis tekitas meedias väga palju, lahvatas selline skandaal, sellepärast et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles siis, et see ei sobi meie väärtusruumi, et seal saates olid 2 isa, mitte selline traditsiooniline pere. Ja sellest ka kirjutati väga palju ja tegelikult see teema on endiselt aktuaalne ja väga üleval, kõik meediaväljaanded kirjutavad sellest ja ma nägin ka Facebookis väga palju postitusi, kus siis inimesed reageerisid sellele, enamasti need ikkagi olid siis need, et inimesed ei nõustunud Rein Veidemanniga ja EKRE siis ütles, et ERR-i võiks ära likvideerida. Ehk siis Rahvusringhäälingu kui avalik-õigusliku juriidilise isiku lõpetamine, mille eelnõu siis ka avaldati Riigikogule. See oli selline põhiline asi, mis eelmisel nädalal mulle ka silma jäi tegelikult. Aga hoopiski rohkem pälvis minu tähelepanu täna hommikul Eva-Lotta Kiibuse sotsiaalmeedias avaldatud postitus, mille järgi ta siis lõpetab karjääri. Ja tema sotsiaalmeedia postitusest saab põhjusteks lugeda nii vaimse kui ka füüsilise tervisega seonduvaid probleeme. Et tal on viimastel aastatel olnud mitmeid vigastusi ning 2023. aastal diagnoositi tal ka mõlema jalasäärelu stressmurrud, mistõttu ta tegi siis mitmeid pause ja kokku võitis ta oma karjääri jooksul 2 Eesti meistritiitlit ning esindas Eestit ka Pekingi olümpiamängudel, kus ta teenis naiste üksiksõidust 20. koha. Ja siin oleks ilmselt ka hea välja tuua see, et ka siin paar nädalat tagasi Ott Tänak teatas, et ta võtab siis rallist vähemalt 1 hooajaks pausi, et küll aga ta ei lõpeta täielikult karjääri ära, aga järgmisel aastal siis teda võistlemas ei näe. Ja mina lugesin veel Delfi spordist Soome rallieksperti Toni Heinoneni kommentaari, et tema ei usu, et Tänaku paus väga pikk tuleb, kuna on juttu olnud ka sellest, et Tänak käis Toyotaga tulevase aasta siis plaane läbi arutamas ja kui siis Toyotas talle kohta ei pakutud, siis tegi siis pausi, ei lõpetanud karjääri ära, aga tegi pausi. Aga lisaksime tähelepanekutesse ka lõpetuseks midagi rõõmsamat, ehk lumi tuli maha ja Tallinnas sai jõulukuusk püsti, millest oli minu meelest, kelle lugu see oli, kas see oli Aktuaalses Kaameras? Ja ERR-is oli just eile, et jõuluturgu siis juba valmistatakse ette ja ka tegelikult Tartus juba uisuplatsi ehitatakse. Nii et jõulud ei ole enam kaugel. Ja mulle väga positiivse üllatusena tuli täna hommikul. Tallinnas oli täiesti lumevaba olukord, siis Tartusse jõudes oli ikkagi lumimaas ja see tõi väga jõuluse tunde. Ja minnes nüüd meie tänase episoodi põhiosa juurde, meil on külas täna Delfi TV reporter ja toimetaja Kertu Mooste. Ja kõigepealt ütle lühidalt, kes sa oled? Väga lühidalt ma kategoriseeriksin ennast kui ajakirjanik. See on see kõige lihtsam viis, kuidas ma ennast tutvustan inimestele. Kuidas sa üldse ajakirjanduseni jõudsid? Kas see oli selline pikalt juba teada olnud suund või see tuli üllatusena hoopis endalegi? See tuli niimoodi võrdlemisi juhuslikult minuni. Kui ma ülikooli õppima tulin Tartusse, siis ma olin täiesti kindel, et ma tulen õppima kommunikatsiooni, aga kuna need olid on siiamaani ühendatud erialad,
siis ma sattusin kokku ka väga paljude ajakirjandushuviliste inimestega ja kellest üks oli selline inimene nagu Karoliina Hindre, endiselt Karoliina Hussar, kes on siis Eesti Ekspressis veebijuht nüüd, aga toona oli ta tudengi väljaande 4. dimensioon peatoimetaja ja tema lähenes minu juurde ühel AKI peol, see oligi minu rebaste pidu ja siis ta küsis mult, et kuule, et kas sa ei tahaks 4. dimensiooni kirjutada midagi. Ja siis ma ei mäleta, mis ma vastasin talle, ma arvan, et ma ütlesin talle, et ei, et ma ei ole ajakirjandusest huvitatud, et ma ei ole kunagi ühtegi uudist lugenud ja et ma ei ole kunagi ühtegi uudist ise teinud, et ma ei tea, aga siis ma ikkagi võtsin ühe oma kursavenna kaasa ja läksime sinna 1. 4. dimensiooni koosolekule ja põhimõtteliselt sealt saigi alguse minu ajakirjanduskarjäär, et andsin sõrme ja võeti, ma ei tea, 2 kätt, 2 jalga, pea, kõik asjad võeti kaasa, et olen oma hinge selles suhtes ajakirjandusele maha müünud. Aga kui sa mõtled näiteks lapsepõlvele tagasi, siis kelleks sa üldse lapsena tahtsid saada? Issand, ma arvan, et mul nagu muutus see kogu aeg, et võib-olla täitsa väiksena ma tahtsin saada lauljaks ja selleks loomaarstiks ja hambaarstiks ja no igast asju ühesõnaga käis läbi, aga ajakirjandus ei olnud nagu kunagi siuke asi, et ma oleks nagu, ma tahan saada ajakirjanikuks. Et see tuli mul jah, põhimõtteliselt siis, kui ma olin juba ülikooli sisse saanud. Aga kommunikatsiooni valides siis kuidas sellega oli? Kas oli siis mingeid teisi variante veel, mida sa kõrvalt ka, kuhu kandideerisid või oli ainult ajakirjanduse kommunikatsioon see eriala? Ma kandideerisin paralleelselt ka inglise keelde, sest ma tegin selle CAE eksami, millega ma põhimõtteliselt sain automaatselt sisse inglise keele kursu või selle õppele Tartus. Ja siis ma kandideerisin kommunikatsiooni ajakirjandusse sellepärast, et mul sõbranna ka õppis seda. Tema õppis ka kommunikatsiooni suunal. Ja siis ma mõtlesin, et kui talle sobib, et vast sobib mulle ka. Ja siis ma kandideerisin ja tegelikult ma ei olnud nagu põhimõtteliselt kuni vastuste saamiseni kindel, et mida ma valin. Ja siis, kui ma sain AKIlt selle teate, et ma olen vastu võetud, siis nagu käis mingi klõps ära, et ma sain aru, et sinna ma tahan minna. Aga jah, kommunikatsiooni ma mõtlesin alguses, et minust saab mingi hull diplomaat ja lähen veel magistris rahvusvahelisi suhteid õppima ja sõidan Euroopasse ära ja hakkan tegema mingit, ma ei tea, rahvusvahelist poliitikat. Õnneks nii ei läinud. Aga ma küsiks veel selle 4. dimensiooni kohta, et kas see siis oligi see, mis tekitas sinust selle huvi ajakirjanduse vastu, et võiks ikkagi ajakirjanikuks saada? Jaa, kindlasti, sest 4. dimensioon oli ja on tänase päevani nagu tagasi mõeldes täiesti mingi nagu ajuvaba nagu sünnitus, et see on nagu koht, kus tudengitel lastakse teha nagu ükskõik mida ja nüüd nagu paar aastat nagu peale seda mõeldes tundub nagu päris hull, mis asju me ikka kirjutasime ja et meil lasti nagu vabalt teha ja minu ajal me veel saime Postimehe vahel paberkujul ka avaldada neid asju, et see, milline vabadus mul oli teha nagu ükskõik mis ideid, mida ma tahtsin, see oli see, mis sütitas minus selle tahtmise ajakirjanduses jätkata, et ma nägin, kui lahedaid asju tegelikult teha saab. Aga mis üks kõige meeldejäävamaid lugusid on 4. dimensioonist, mis sa ise tegid? Ma arvan, et kõige meeldejäävam lugu oli mu kõige esimene artikkel. Või see vist tehniliselt ei ole, ma vist ühe mingi väikse uudisnupu tegin enne seda ka, aga mu kõige esimene artikkel, ma ei mäleta, mis pealkirjaga see oli, aga ma tegin eksperimenti, kus ma hakkasin ise suhkrubeebiks. Ehk siis ma panin sellisele lehele nagu maha ja taha.ee, panin oma kuulutuse ülesse, et otsin endale nagu sugar daddyt ja siis kirjutasin sellest, millised mehed mulle siis seal kirjutasid ja see oli nagu, esiteks see oli ülirõve artikkel, mida teha, sest see oli lihtsalt nagu väga ebameeldiv kogemus, aga ühtlasi see oli ka selline asi, mis pani mind ajakirjandusest veel rohkem huvituma, sest et ma nägin nagu, mis võimalused on, et ma saan teha sükest nagu täiesti mingit hullumeelset asja. Ja 4. dimensioon pakub ka selliseid sürreaalseid praktikavõimalusi, võiks öelda tihtilugu, aga rääkides üldiselt ka praktikast, siis oma õppimise käigus käisid ka suvistel praktikatel ju. Ja meil on meediapalatis hiljuti palju juttunud just AKI praktikakogemustest ning sellest tulenevalt ma uuriksingi, et
palun räägi veidike oma kooliaegsest praktikakogemusest, kus käisid ja milline see mulje siis neist kohtadest jäi? Minu kõige esimene praktika ülikooli ajal oli Aktuaalses Kaameras, kus ma olin täiesti tavaline telereporter. Siis ma läksin Äripäeva raadiosse, seal oli siis praktikandi ülesanne olla uudiste toimetaja, mis siis raadio kontekstis tähendas seda, et sa valid mingeid uudiseid ja iga täistund siis loed otse-eetris neid. Ja siis peale seda ma läksin Eesti Päevalehte uudistetoimetusse praktikale ja siis ma läksin Delfisse praktikale ja sinna ma jäingi. Aga see, kui natuke nagu pikemalt rääkida nendest, siis see Aktuaalse Kaamera, see kõige esimene praktika oli kindlasti nagu kõige suurem selline õppetund, sest see oli niisugune esimene kogemus päris ajakirjandusega, päris ajakirjanikega, päris toimetajatega. Ja selles suhtes ikkagi nagu päris karm kogemus ka, et kui sa oled enda arust saanud mingi hullult hea looga hakkama ja siis lähed näitad seda päevatoimetajale, kes täiesti maha teeb selle, ütleb, et kuule, et nagu kirjuta kõik asjad nullist ümber. Aga kindlasti ka kõige suuremad nagu õppetunnid tulid sealt, et mida tähendab üks hea teleuudis ja sellest on kindlasti mul ka tänasel päeval oma töös kõige rohkem kasu, et ma ikkagi mõtlen nendele asjadele, mida need päevatoimetajad mulle seal rääkisid, et kuidas teha lugu visuaalselt ka huvitavaks ja et iga lugu ei ole telelugu, et ei sobi niimoodi videoformaati, nagu võib-olla sobiks kirjutavasse ajakirjandusse. Aga sa oled töötanud ka pea 2 aastat kommunikatsioonispetsialistina, aga nüüd siis tagasi ajakirjanduses. Miks ja mis siis enda ajakirjanduses ikkagi paelub? Jaa, enne seda, kui ma kommunikatsiooni läksin, siis ma töötasin Delfis päevauudistes päevatoimetaja ja reporterina. Ja see oli tohutult nagu tähendusrikas töö ja väga oluline töö, aga see oli ühtlasi ka, ma arvan, et kõige kurnavam ja kõige raskem asi, mida ma olen oma elu jooksul teinud. Et töö oli raske, sa pead kogu aeg olema väga mõttega kohal, et sa ei saa lasta lõdvaks ennast ja töötunnid olid ka lihtsalt päris koormavad. Et ma arvan, et natukene ma ikka põlesin läbi selle tööga ja siis ma otsustasin, et ma nüüd teen natukeseks ajakirjandusest pausi ja läksin siis tööle sellisesse asutusse nagu Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, mis on siis Välisministeeriumi allasutus, mis tegeleb siis väga lihtsalt öeldud arenguabiga, mis tähendab seda, et näiteks kui Eesti tahab Ukrainat aidata kuidagi, tahame näiteks sinna ehitada lasteaia, siis Estev on see asutus, mis siis seda päriselt ellu viib ja kes siis sinna ka mingi sisulise plaani taha mõtleb. Et see oli kindlasti väga tänuväärne töö, see oli väga tähendusrikas töö. Ma õppisin seal väga palju sellest, et kuidas tehakse Eesti välispoliitikat, kuidas toimib selline rakenduskeskus, nagu see asutus on. Ma sain sealt väga väärtuslikke kogemusi, ma sain käia Ukrainas 2 korda, ma sain Gruusias käia, aga midagi mu sees ütles alati, et ma olen ajakirjanik ja et ma pean saama tagasi ajakirjandusse. Et ühel hetkel ma lihtsalt tundsin, et minus on uudiseid veel, mida teha ja et ma pean seda tööd veel tegema. Aga rääkides siis praegusest tööst, et praegu sa töötad siis Delfi TV reporter toimetajana. Kuidas sa sinna jõudsid? Toonane foto- ja videotoimetuse juht Mari Aaspõllu kutsus mind. On väga lihtne versioon sellest. Aga kui ma töötasin Delfi päevatoimetaja ja reporterina, siis ikka puutusime kokku ka videotoimetuse omadega ja mul oli endal ka toona huvi teha videoformaati asju, mulle meeldis see. Ma tundsin, et mul tuli see välja ja iga kord, kui meil oli vaja teha mingeid otsesaateid, näiteks laulupeo otseülekannet või valimiste saateid, siis ma tundsin, et videoreporteri töö on midagi, mida ma naudin ja mis mul tuleb välja ja seda kinnitasid mulle ka mu kolleegid. Ja siis ma ei võtnudki väga pikalt mõtlemisaega, et öelda, et jah, et ma olen sellest töökohast huvitatud. Et niimoodi ma jõudsin sinna toimetusse. Aga sinna sa läksid siis peale
seda, kui sa olid ka natuke kommunikatsioonis töötanud? Ja, ma läksin niimoodi, et ma olin päevauudistes, siis läksin kommunikatsiooni ja siis läksin tagasi Delfisse, aga siis teise osakonda. Aga milline näeb välja üks tavaline Delfi TV reporter, toimetaja tööpäev? Ma arvan, et sellist tavalist tööpäeva esiteks ei olegi, et võib tulla ette igasuguseid asju, et ma võin olla ühel päeval täiesti mingis püstolreporteri rollis, minna sinna, kuhu vaja on, kust on vaja teha kiiresti mingeid uudiseid, kus sündmus veel toimub, näiteks hiljuti, siis kui Polütehnikumis toimus relvataolise eseme kahtlustusjuhtum, siis ma ei võtnud väga pikalt mõtlemisaega, kui võtsime fotograafi kaasa ja sõitsime võtteplatsile, et sellist tööd tuleb ette ja mis mulle väga meeldib, on see, et mul tegelikult igapäevases töös ma saan teha väga palju pikki ajakirjanduslikke lugusid, lihtsalt videoformaati. Ehk siis ma saangi teha intervjuusid meie stuudios, toimetada oma lugusid, nii nagu ma ise tahan, käia erinevates kohtades võtetel, et selles suhtes nagu tavalist tööpäeva minu töös ei ole õnneks. Et sellist üksluisust ei ole selles suhtes. Ehk siis ikkagi iga päev on erinev? Jah, põhimõtteliselt küll. Aga kuna Delfi TV-s siis need videod ka seal on väga visuaalselt minu meelest väga hästi üles ehitatud, et seal on kasutatud pilte, tekste, mingeid lõike, siis kuidas selle monteerimisega on? Kas see on ka sinu ülesanne või selle nagu video visuaalse poole eest vastutab keegi teine? Meil on õnneks mitu väga head monteerijat. Mina ei ole selles suhtes... Mina ei ole see, kes lõpuks selle asja kokku monteerib, mina olen lihtsalt see, kes toimetajana tõstab tükid kokku ja siis monteerija ülesanne on siis lõpuks ilusaks teha, sest eriti alguses, kui ma läksin Delfi TV-sse, siis mul oli päris raske niimoodi visuaalselt mõelda, et mis töötab ja mis ei tööta. Ja siis meie väga head monteerijad sõna otseses mõttes pidid mind paarist loost ikka läbi tirima, et need head välja näeksid ja et ma ise usku ära ei kaotaks sellesse, et mul päriselt oli hea idee, sest vahepeal tundus ikka, et tunneli lõpus ei ole valgust, kui sul on 3 intervjuud, mis kõik on 40 minutit pikk ja nüüd lõika sellest kokku 15-minutiline lugu, kus tegelikult sa pead veel juurde selgitama konteksti voice-overitega ja sul on veel mingit materjali, mida sa pead sinna vahele toppima. See töö alguses oli ikka väga hirmutav, aga siis tulidki monteerijad appi, et nemad näevad seda tervikut ja nemad teavad, mis on ühel heal lool vaja, et see ka visuaalselt hästi töötaks. Aga räägime nüüd natukene ka Delfi 16+ sektsioonist. Kuidas see idee sündis? Tegelikult selle idee eest ma ei saa ka krediiti võtta endale, sest et see idee sündis juba 4 aastat tagasi minu kolleegil Aleksander Algol, kes siis 2021. aasta kohalikel valimistel tegi täpselt sama formaati. Ainult natukene teistmoodi. Et oli siis ka kõikide erakondade noortekogude juhid käisid siis saates omavahel debateerimas. Ja nüüd, mis me siis teistmoodi tegime, oli see, et me ei võtnud ilmtingimata erakondade noortekogude juhte, vaid me võtsime lihtsalt erakondade staarid. Ja tõele au andes siis me tegime seda põhiliselt sellepärast, et Sandra Laur ei olnud Isamaa noortekogu juht ja me väga tahtsime teda oma saatesse, sest paratamatult tema suur staar oli ja siis me otsustasimegi teha niimoodi, et kutsume lihtsalt igast erakonnast kellegi, kes me teame, et on särav ja kes annaks meile ühe hea episoodi. Et see oli siis ainuke asi, mis me tegelikult sellel aastal teistmoodi tegime, aga see idee on juba 4 aastat vana. Ja oskad sa rääkida mõne huvitava fakti Delfi 16+ salvestusest? Seal tegelikult juhtus väga palju, aga ma nüüd mõtlen, et mida ma rääkida tohin, et mis me Aleksandriga ise nagu rääkinud oleme. Ma arvan, et huvitav selle võttepäeva kohta oli see, et nii nagu ka nii-öelda päris poliitikutega, näiteks Riigikogus,
siis see, mis toimub kaamera ees ja see, mis toimub kaamera taga, on 2 täiesti erinevat asja. Et kaamera ees võivad küll olla inimesed tohutus tülis ja mitte läbi saada, näiteks Daniel Kõiv ja Sandra Laur. Aga siis, kui võte on läbi, siis ikka minnakse sama autoga Tartusse tagasi. Et nüüd ma muidugi ärge nüüd seda fakti kontrolliga, et kas nad päriselt ka ühe autoga tagasi läksid, aga kuna meil oli saates, ma ei mäleta nüüd, kas 4 või 3 erakonna noort, kes olid Tartust, siis nad ilmselgelt olid omavahel tuttavad ja minu arust mitu tükki neist ikkagi tulid koos meile saatesse. Et selles suhtes, et ei tasu lasta ennast petta sellest, et poliitikud oleks omavahel, isegi noorpoliitikud oleks omavahel hullud rivaalid. Et tegelikult nad on ikkagi kolleegid, nad saavad aru, mis asi on kaamera ees töötamine. Et nad ei ole võib-olla sellised, nagu võib tunduda. Aga kas te ootasite sellele Delfi 16+ sarjale nagu nii suurt tagasidet ka, et ta ikkagi ringles igal pool TikTokis, meie ka nagu kogu aeg ootasime, et kuna nagu uued episoodid välja tulevad ja tõesti ma arvan, nagu noortele see oli väga köitav, et kas te oskasite oodata seda tagasidet, kui te tegite? See oli kindlasti asi, mida me ootasime, et me väga-väga lootsime, et see läheb lendama ja sellepärast me nägime ka nii palju vaeva, et mitte lihtsalt see, et paneme nüüd selle video Delfisse ülesse ja las siis hakkab oma elu elama, vaid me ikkagi igast episoodist lõikasime TikToki ka mingi klipi, osadest isegi mitu, et see, me ikkagi teadlikult nagu panustasime sellesse, et noored on oluline hääl valimistel ja me tahtsime seda viia ka Delfi TikToki kaudu neile. Aga see, kui paljud inimesed nagu reaalselt ise hakkasid jagama seda niimoodi, et me ei olnud kuidagi kedagi nagu utsitanud, see, ma arvan, tuli meile üllatusena, et me Aleksandriga ikka saatsime TikTokis üksteisele videoid, et vaata, see inimene jälle räägib meie saatest. Ja see, et võib-olla läksid lendama ka osad, mida me ise ei arvanud, et on nii edukad või et mis me ise arvasime, et okei, et võib-olla see ei olnud kõige parem osa, et ka need said nagu väga-väga palju tähelepanu, et see kindlasti tuli meile üllatusena. Mind hakkas huvitama see, kui kaua see kõik salvestamine aega võttis. Kuidas see planeeritud oli? Oli siis mitme päeva peale jaotatult või? Kui valimised olid 19. oktoobril, siis meil oli vist võttepäev oli millalgi septembri lõpus. Ehk siis me tegime seda umbes 6 aega. See oli selline üks monstrum võttepäev, kus me kutsusime kõik need erakondade noored endale stuudiosse ja siis me olime hommikust peaaegu õhtuni olime nendega seal stuudios, sest iga osa me salvestasime selline 15-20 minutit umbes. Osad läksid ka pikemalt, näiteks Daniel Kõivu osa, ma arvan, et lõpuks tuli meil mingi 40 minutit, sest et me lihtsalt läksime seal nii vaidlema lõpuks kõik omavahel, aga jah, see oli selline väga pikk võttepäev ja siis hakkas see nii-öelda päris töö, et see võttepäev oli nagu lihtne osa ja selle ettevalmistamine, et valmistad kõik need intervjuud ette, aga see toimetamine oli see kõige raskem osa. Aleksander siis toimetas oma 4 osa ja mina siis toimetasin 3 osa, vist oli niimoodi. Et see, et need osad huvitavaks lõigata, see oli see kõige pikem töö ja seda me tegime põhimõtteliselt selle päevani, kui osa välja pidi minema. See oli kõige raskem osa sellest kindlasti. Kui see nüüd Delfi 16+ läks tegelikult ikkagi suhteliselt suurelt lendama, siis kas on ka mõni sarnane uus projekt plaanis või vähemalt idee? No nüüd meil maja peal küsitakse küll kogu aeg, et millal teil järgmine mingi noorteprojekt tuleb, et me oleme nüüd nagu täiesti kogemata ennast mingi noortetoimetuseks moodustanud. Aga eks me kogu aeg mõtleme mingeid formaate, mida teha saaks, aga on vaja mingit siukest nagu sündmust või mingit ajendit selle jaoks, et siukest formaati teha, et selles suhtes valimised olid väga hea selle jaoks, sest oli eesmärk käivitada noori, saada neid valima, panna neid huvituma poliitikast, et see päevakajalisus oli kindlasti väga suur faktor, et miks see nii hästi töötas. Aga eks meil siin aasta lõpus on veel asju tulemas, et
ma praegu ei julge veel midagi välja öelda, et eks need plaanid kogu aeg muutuvad. Aga jah, huvi on kindlasti nii meiepoolne, toimetuse poolne kui ka lugejate ja vaatajate poolne. Aga kui veel natukene rääkida, siis minna ajas natuke tagasi, siis sa oled pälvinud ka Jaan Tõnissoni Postimehe fondi bakalaureuse stipendiumi. Kuidas näiteks see sinuni jõudis? Kuidas see minuni jõudis? Ma niimoodi kohe ei mäletagi, kuidas ma teada sain, et Postimees seda stipendiumit jagab. Võib-olla mul olid teised ajakirjandustudengitest tuttavad kandideerinud. Jah, vist oligi niimoodi, et teised mul tuttavad, 4. dimensioonist või lihtsalt kursakaaslased olid kandideerinud sellele ja siis ma mõtlesin ka, et okei, et ma olen ka vaene tudeng, et las ma kandideerin ka. Ja siis ma 2 korda seda stipendiumit sain ja ma olen tohutult tänulik selle üle, sest et ma ei mäleta, kas esimene või teine kord, kui ma seda stipendiumit sain, siis tuli täpselt COVID peale ja ma ei saanud enam tööl käia. See stipendium läks täiesti õigesse kohta selles suhtes, et muidu ma oleks, ma ei tea, näpud mulla sealt ühel hetkel. Ja liikudes siit edasi veidikene ka tuleviku suunas, siis millele sa tahaksid järgmistel aastatel keskenduda? On mingid teemad või suunad, mida sa rohkem tahaksid kajastada või teha? Ausalt öeldes ma nii kaugele ette ei mõtle, sest mida ajakirjanduses ei ole mõtet teha, on planeerida. Et kõik need asjad kogu aeg muutuvad ja et ma arvan, et mõtet on ette vaadata nädal, 2, võib-olla kuu ette, et see on see ajaraam, kus saab veel midagi ette ennustada, aga aastate lõikes ma arvan, et mis meil tulemas on, Riigikogu valimised on tulemas, siis võiks jälle mingi laheda formaadi välja mõelda, siis tulevad kindlasti igasugused otsesaated, mis on alati väga toredad ja mulle väga meeldivad. Ja eks meilt oodatakse jälle mingit ainult 16+ edulugu ka Riigikogu valimisteks. Aga jah, ma arvan, et praegu nii pikalt ette öelda, et mida ma paari aasta pärast teen, on väga keeruline. Et eks aeg näitab. Ma arvan, et võtame niimoodi 2 nädalat, kuu aega korraga. Aga hetkel see, justkui see noorte toimetuse nüüd kogemata loomine ja see tundub ju täitsa sobivat, et mis tüüpi lood ja teemad on need, mis just sulle kõige rohkem sobivad või mida sulle meeldib kõige rohkem kajastada? Ma arvan, et mulle meeldib kõiki asju kajastada, välja arvatud mingid nagu majandusteemad, sest mind lihtsalt ennast ei huvita või need ei ole teemad, mis mind ennast paeluvad ja millest ma ka ilmtingimata liiga palju aru saaks. Et ajakirjanikuna on ikka hea kajastada teemasid, millest sa ise ka natukene ikka aru saad, millest sa oskad küsida informeeritud küsimusi, aga majandusteemad on sellised, et ma küsiks umbes, et näed, ma isegi ei oska küsida ühtegi küsimust, sest et need majandusteemad on lihtsalt täiesti nagu üle minu pea läinud. Aga kõik teised teemad pakuvad mulle väga palju huvi. Mulle pakuvad huvi igasugused poliitikateemad, igasugused mingid nii-öelda veidramad teemad, mis on kindlasti sellise 4. dimensiooni jäänukid minus, et kõik mingid narko- ja pornoteemad, need on alati väga huvitavad minu jaoks. Sellised vastuolulised teemad. Need on sellised, mis mind ennast paeluvad ja mida ma ise ka viitsin lugeda. Ja hüpates nüüd veel kord tagasi sinna, kus sa rääkisid, et sinu iga tööpäev on täiesti erinev, sa võtad kaasa selle kaameramehe ja siis sa jooksed sinna kohale ja salvestad seda uudist, on ju. Siis kas sul on mõni harjumus, mida sa enne seda salvestust või kas või enne Delfi 16+ salvestust kindlasti pidid tegema? Ja mul on tohutult halb harjumus see, et kui ma räägin, siis ma teen seda et ma pean ikka harjutama endas seda, et kui ma räägin ja mul ei ole midagi öelda, siis ma ei täida seda pausi, sest see on asi, mida ma olen ise pannud tähele, mida on pannud kindlasti minu ema on tähele pannud seda ja ma arvan, et mu kolleegid on ka kindlasti tähele pannud seda ja see on asi, mida ma püüan endast välja saada, et rääkida mõttega ja mitte üritada täita mõttepausi mingi häälikuga. Ja nagu ütlemine on ka väga halb, aga sellest ma olen natukene lahti saanud. Kui sa nüüd mõtled tagasi näiteks ülikooli ajale, siis kas oskad öelda näiteks mingi soovituse näiteks meile või üldse ajakirjandustudengitele, mida sa oleks tahtnud ise tudengina teada, mingi selline nipp või soovitus? Ma arvan, et üks nagu tõsine soovitus on käia nii palju praktikatel ja erinevatel praktikatel kui vähegi võimalik. Ma ei soovita tudengitel jääda lojaalseks ühele meediamajale.
ma soovitan proovida erinevaid maju, erinevaid formaate, sest et sa kunagi ei tea, mis sinule sobib. Mina olin oma ajakirjandustudengi karjääri alguses täiesti veendunud, et minust saab kirjutav ajakirjanik, kuni ma läksin oma raadiopraktikale ja toonane Äripäeva raadiojuht oli vist Pirjo Must sellel ajal, kes mulle peale praktikat ütles, et ma sobin väga hästi raadiosse ja ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale, et ma sobiksin raadiosse. Ja siis ta rääkis mulle sellest, et kuidas naised, kellel on madalam hääl, sobivad väga hästi raadiosse, sest seda on meeldiv kuulata. Et seda ma kindlasti soovitan tudengitele, et proovige erinevaid maju, proovige erinevaid formaate, sest et sa ei tea kunagi, mis sinule hästi sobib ja sa ei tea kunagi, millises meediamajas sul on inimestega kõige parem klapp, et ära jää sinna esimesse kinni, proovi mitut. Ja ma arvan, et selline võib-olla vähem tõsiselt võetav soovitus oleks see, et tehke tudengi ajakirjanduses nagu lolle asju. Sest et te ise õpite nendest lollidest asjadest väga palju. Neid on tagantjärgi ülilahe vaadata, et sa kirjutasid mingi täiesti absurdse artikli. Nagu ma siiamaani meenutame ühe kursavennaga seda, et kuidas ta kirjutas Taara automaatidest täiesti tõsiselt võetav arvustuse. Ja see on üks artikkel, mida ma ikka natuks aja tagant käin üle lugemas, sest et see on lihtsalt nii naljakas, et tehke need lollid ideed ära, sest et see on nagu ainuke aeg, kui sa saad päriselt teha mingit nagu rumalust ja presenteerida seda tõsise ajakirjandusena. Et see on ülilahe, et ülikooli ajal selline võimalus on ja võtke sellest kindlasti kinni. Suur aitäh, et sa olid nõus täna meiega siin jutustama ja kohtume meie kuulajatega juba järgmises meediapalati osas. Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammos. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapala.